Täna on 14. jaanuar ja päeval sain ma kätte siis uued talvised rippvoodid, mis tähendab otse loomulikult seda, et mul hakkas kohe kripeldama hinges, et see oleks vaja ju järgi proovida, kuidas toimib, kas on soe. Pealegi mul on üks oma rabalaugas, kus ma teen uisutamisi. Seal on meeletult palju lund peal ja ma pean nagunii homme tulema seda platsi puhtaks lükkama. Nii et võtsin, miks mitte, tulen juba täna õhtul kohale ja kell ongi kuskil 8:30 õhtul või natukene hiljem ja sammun nüüd sinna lauka poole. Lauka ääres panen ämmoki püsti 2 puu vahele ja siis vaatan ise, et kas lükkan juba õhtul natuke platsi puhtaks või siis täna lihtsalt pikutan ja olen iseendaga. Sellist aega on ju tänapäeva inimesel väga vähe. Mõtlen suurte asjade üle ja siis homme üritan esimese valgusega ärgata, nii et äkki saab hommikul varaga pildistada. Sest praegu vastupidiselt igasugustele prognoosidele ilm on selge. Mitte täiesti selge, aga ikkagi nii, et kuu paistab ja kohati on tähti ka näha. Ja see tähendab seda, et mina võiksin loota pildistamishuvilisena ka seda, et hommikul tuleb sellise roosaka kumaga päikesetõus ja puudel on siis sellised lumemütsid peal, nagu ma siin kohe näitan teile. See on lihtsalt täielik maagiline maailm. Ja see lumi summutab seda heli väga hästi. Kui praegu jääb ka lennukite poolest vaiksemaks, siis saabub selline eriline vaikus. Ma ei tea, kas video peale seda kuu täpikest on näha. Äkki on. Igatahes. Kui siia tulla, siis minu arust talvisel ajal sellises särav valges lumes liikuda isegi looduskaugel inimesel on minu arust pigem väga julge, sest need seosed, mis sul tekivad sellises maagilises metsas liikudes, on pigem positiivsed. Ei teki väga sellist hämara ja kõleda metsatunnet. Ja ma ei saa aru, miks inimesed seda ei tee. Varustus on juba nii heaks läinud, et seda saab rentida ja igalt poolt hankida. Teil vähegi võimalik on, siis tehke seda. Minge talvel ööbima. See karge õhk ja see lõkke ääres olemine ja toitude tegemine, see on hoopis midagi muud kui suvel nende pinisevate sääskedega higistamine kuskil telgis. Võiks nagu seda kogemust ja mõistust juba olla, aga kui ikkagi pea on täitsa laiali otsas, siis unustad räätsat maha ja loll pea on nihunuhtlus. Täielik maagia jätkub. Kõik need lumised puud ja see täpp seal üleval on siis kuu. Ja siin ma olen siis sättinud eriti selliste lumiste puude alla oma armsa rippvoodi. Ja vaatame kohe lähemalt siin selliste lumekübarate all, mis mul siin on. See on siis talvine rippvoodi. Tal on siin siuke kiht vahel. Siit vahelt on näha siis õhukiht on tekitatud ja vahel on ka siuke pehme mingisugune isolatsiooni, mingisugune tekk ja siis veel punane selline väike riie, mitmekihiline ja külje pealt on siis lukk. Lukku tõmban lahti ja vaatan, vot nii, siin sees ongi siis see minu kookon, kus ma siidiussina siis magan ja siuke ta on siin. Tuleb lihtsalt leida see oma mõnus asend ja kõik on korras. Ma olen lukku kinni
imetlen veel seda valgust või õigemini seda lumerohkust. Niisugune täielik maagia. Ja mina hakkan siin nüüd siis tööle. Kohe veel ei taha magama minna. Küll ma jõuan neid mõtteid ka mõelda. Öö on pikk. Mina olen Don Quixote ja võitlen tuleveskitega. Selline see raba kojamehe amet on. Nagu näha siis, vahepeal on jälle. Alles eile oli siin sile jää põhimõtteliselt. Ei mingit lund. Täna on jälle meeletu lumekiht. Ma ei tea, mida metsloomad must arvavad. Mingi hull käib siin lihtsalt lükkamas õhtut. No, püksi ääred on täitsa jääs. Ma arvan, et neid pükse mu kaisu ei võta. Saapaid ammugi mitte. Ja teen siis niimoodi, et saabastele tõmban lihtsalt magamiskoti ümbrise peale. Et rohkem mingit jama sinna sisse ei sajaks. Ja püksid viskan kuidagi, kas pakin lihtsalt rulli kokku või panen üle telgi katuse alt kuskilt läbi rippuma. Vaat nii. Ma ütlen nii, et see on täiesti pekkis hommik lihtsalt. Ma jooksin sealt oma hämmokist välja. Ma ei saanud saapaid jalga sellepärast, et nad on nii külmunud, et nad ei läinud siis ütleme nii palju suuremaks, et jalg mahuks sisse. Nii et ma 10 minutit surusin jalga sisse. Nagu näha, pikki pükse ma ei jõudnud jalga panna, sest ilm muutus nii kiiresti, nii ilusaks. Ja nüüd ma jooksen siin nagu hull. Käed külmuvad otsast ära, aga no sellest on täiesti ükskõik. Väga äge. Kõik need peegeldused ja asjad. Täielik maagia. Siin tuleb pildistada, siin ei ole aega filmiga. Natuke näitan seda idülli. Keel on sellest külmast natuke kange. Ei suuda selgeid sõnu välja hääldada. Ja muidugi kõige suurem naljanumber selle ilu keskel olen mina ise. Saapad on lund täis, rohkem neid kokku ei saa siduda. Ja no pükse ma ei lähe ammugi jalga panema, sellepärast, et lihtsalt head asjad lähevad muidu käest ära. Selline naljakas olukord. Ma ei oska nime anda sellele. Lihtsalt kõik asjad, mis on saanud vussi vedada, on vussi vedanud. Ja tuleb ainult rõõmus olla, et ma vähemalt mingisuguse osa sellest ilusast päikesetõusust olen suutnud jäädvustada. Enne jäi siis näitamata, et milline see mu ümbruskond siis täpsemalt siin rippvoodi ümber on. Ja vaatame järgi siis. Niisugune mõnus päikseline koht. Kena tagahoov. Seal taga siis asub mu uisuplats. Ja lähme astume siit kohe kodule ka ligi. Öösel on seda juba nähtud, aga vaatame siis päevavalgus ka üle. Pärast seapesa hetkel. Siuke kiire hakkas enne, et ei olnud aega siin isegi pükse jalga panna, nagu ma juba rääkisin. Näen välja nagu Robin Hood praegu. Aga selline see asi on siin. Täiesti super olustik. Korras. Sain püksid jalga. Hoopis teine tunne on. Aga ikkagi see on imelik, kuidas need külmakraadid
nii tugevalt meid halvavad. Näpud ei liigu enam. Kõik muutub nii hellaks. Saapad on siiamaani jääs. Jalgadel on ebamugav. Loodan, et kui ma kõvasti lund lükkan, keha soojeneb rohkem ülesse ja siis hakkavad saapad ka vaikselt sulama. Selle kõige juures on kõige imelikum see, et lume all on endiselt täielik löga, vesine. Ja ma juba näen seda, et kui rääkida sellest uisuplatsist, mis ma siin tegin eile, siis see osa, mis ma ära tegin, sellega on enam-vähem korras. Mõnes kohas on ikka isegi selline ideaalne klaas. Aga nagu näha, mis mul jäi tegemata, tekkiski selline täiesti laineline kole jää jäi siit alles. Et siin alles, väga libe. Et siia võib tulla midagi väga ilusat. Natuke neid mügarikke on, aga see ei ole hullu. Pole paha koht töötamiseks või mis? Ma igatahes hakkan siit edasi lükkama seda, kus silm ikka muutub. Siin isegi mitte tundidega, vaid minutitega. Korra on päike ja siis on hall ja nii edasi. Igatahes mulle tänaseks aitab. Lükkasin siia siis sellise suure ringi sisse ja endiselt lume all on süke märg pasta. Jätan selle siia tahkuma. Ülehomme lubatakse korralikult vihma ja kui need jäised kohad siis üle ujutavad ja reedel korralikult jäätuvad, siis ma arvan, et saab sellest midagi väga head. Aga üks asi on prognoos, teine asi on see, et kuidas asjad päriselt lähevad. Mina igatahes lähen siit praegu minema koju. Ei hakanud isegi hommikust sööma siin rabas, sest päris krõbe on, jalad on märjad ja mingisugust kangelase mängimise tuju täna mul ei ole. Koju natukene arvuti taga vaja ka tööd teha. Ja mis sa hing oskad tahta? Muud ei oskagi öelda selle peale. See on ikka täielik maagia.